aga selles mõttes on onaneerimine nagu huvitav teema, et ma olen praegusel hetkel, ma olen 27-aastane ja ma ütlen ausalt, ma olen tšempion. Nagu ma tean väga täpselt, mis Sandrile meeldib, nagu unusta ära, nagu tõused lõpus kuradi varvaste peale ja lappad juurikat juurde ja näed, mõned tüübid saavad aru, kes ei saa, mehed, teil on G-punkt, otsige ülesse nagu. Kuradi tuima jahud seal. Aga ja selles mõttes, et ma olen praeguseks tšempion, ma võin öelda, et mu karjääri alganud üldse nii roosiliselt, sest asi on selles, et mu isa hukkus Estonian katastroofis, kui ma olin 14-aastane, 4-aastane. Ehk siis keegi ei ole mind onaneerima õpetanud. Ja mina vaatan seda niimoodi, et vähemalt ei õpetanud ema, nagu, sest muidu oleks veel eriti veider. Ja siis ma olingi noor poiss, nagu kelleltki küsida ei ole, saad aru, stimulatsiooni tahaks, aga ei tea kuidas. Ja siis mis ma mõtlesin välja, oli stiil, mida ma kirjeldaksin ise hellitavalt nimega indiaanlane ja see käis niimoodi 2 käe vahel. Ja nahistasin normaalselt minna nagu. Aga toona oli nagu minu suurim probleem oli see, et issand, et onaneerimisega vahele ei jääks, vaata. Ja täiega, et keegi ei kuuleks, vaata. Nüüd on nagu see, et keegi astub tuppa, siis nagu tõmbad minema või nagu. Ei, sa võid lõpuni jääda, kui sa tahad. Nagu. Ema, ma ei tea, kas meie suhe selleks valmis on. Nagu. Ja see oli põhjus, et keegi ei kuuleks, vaata. Ja siis ma mäletan, ma nägin mingit dokumentaali, et indiaanlast leivad mingi pulga vahel lõket, vaata. Ja sealt ka see nimi ilmselgelt. Aga iga kord, kui ma nagu möllasin, ma mõtlesin, et see tekitab veits sükest häält, vaata, kui sahmerdad. Ja iga kord, kui ma seda tegin, siis ma mõtlesin, et ma teen nagu mängiks indiaanlasi, vaata. Ja siis olidki möllad minna ja siis vahepeal järsku paned lihtsalt indiaanlase! Pane see lõkke põlema ja! Ja saad selle, ise mõtlesin, ma olen nii kaval vend, keegi ei tea. Ma olen täiesti kindel iga kord, kui ema kuulis minu toast, indiaanlased! Siis ta mõtles oma, et kõredi väike pihkar reis.